aga vahepeal on selline asi, et teed midagi, näiteks on eesmärk, püüdled selle poole või on soov või unistus, mida tahad täide viia. Teed tööd, kehtestad uue distsipliini, viid ellu muutuseid, ebaõnnestud vahepeal, aga samas ka õnnestud ja lõpuks hakkabki asi välja tulema. Lähebki nii, nagu oma peas ette kujutasid, hakkab hästi minema ja see hea võib-olla kestabki juba mõnda aega. Ja siis tulevad need mõtted, et ei tea, kahtlanena, et millal see halb tuleb, et nagu liiga kaua on juba asjad välja tulnud, hästi läinud, et millal see klõps käib. Ma pakun, et see on täiesti normaalne inimeseks olemise juurde ja eks neid kahtluseid tuleb ikka ükskõik millega seoses. Võib-olla tähtis ongi see, et iseennast nagu toetada, olla iseenda suurim motivaator, elada iseendale kaasa, sest keegi teine seda kogu aeg ei tee, aeg-ajalt ikka, aga iseenda seest, kui see tuleb, see kaaselamine, mõistmine, andestamine, arusaamine, aus olemine, et siis on võib-olla lihtsam ka neid soove, unistusi, eesmärke täide viia ja võib-olla seda tunnet on ka vähem see mina salb tuleb, et nagu hästi on läinud juba tükk aega, kahtlane, et võib-olla seda on siis vähem ja ehe näide endal, et mul oli totaalne relapse oma söömise osas, et ma olen pikemat aega kehtestanud siis endale uued liikumisharjumused, uue füüsilise kava, uue toitumisharjumused, et siuke totaalne teistsugune distsipliin üldse. Ja siis nüüd viimased paar nädalat või isegi natuke rohkem oli selline lugu, et no ma ikka vahepeal premeerin ennast, kui ma hästi teen asju, siis ma söön magusat või söön mingit rämpsu või midagi sellist, et on sellised päevad. Aga siis sealt kuidagi läks lappe, et nagu iga päev hakkas juba vaikselt tulema mingi jäätis või šokolaad või mingi selline asi. Siis ma mõtlesin, okei, et kuidas nüüd nii nagu sai. Raputasin endale selle tuha pealt ära. Muidugi ülimalt enesekriitiline olin enda vastu, et mida, miks, mis nii teed? Aga selle asemel, et ennast edasi kritiseerida, ma hakkasin nagu mõtlema, et kas mul see põhimiinimum on täidetud, mida ma enda heaks pean tegema, et püsida stabiilne ja hea enesetundega ja üldse nagu oma eesmärkide suunas liikuv. Siis ma mõtlesin, et hea küll, ma füüsiliselt olen aktiivne, ma teen trenni, ma söön enam-vähem normaalselt, aga jah, sinna juurde on tekkinud magus. Uni on hea, pean lugu enda üleüldisest tervisest. Ja ma mõtlesin, et okei, see miinimum on täidetud, et ma ei pea ju nii karm enda vastu olema. Et see oli kõigest selline väike kõrvalekalle sellest suurest pildist. Ja nagu ikka majanduses ja näiteks vaatad börsi, käivad ka asjad üles alla. Ja no tuleb tõdeda, et lihtsalt oli minu korraks selline allapoole kukkumine, millest ma taastusin üsna kiiresti. Ja muidugi ma olen enda vastu, eks ikka lasin selle kriitika läbi käia, aga ma mõistan, mul on uuesti tegevused peal ja ma saan edasi minna. Et tuli küll korraks jõnks, aga ma usun, et kui ise enda vastu olla toetav, mõista, aus, elada kaasa iseendale ja kui asjad välja tuleb, muidugi premeerida ennast ja kui asjad viltu lähevad, siis mitte nagu olla nii kriitiline, vaid kuidagi analüüsida seda, teha sealt mingisugused järeldused, miks nii läks või mida ma saan paremini teha, siis järgmine kord võib-olla seda ei pruugi juhtuda ja kui juhtubki, siis see ei ole vähemalt nii valus. Tšau!